Öelge, mitmes hüppe see teil täna on Elvikuris ja palun? 529. 500 hüppet. See on muidugi juba kõrgema järgu sportlane, eks ole? Jah, on küll. Meistersportlane? Jah. Ma tean, et te tahtsite kunagi saada kosmonaudiks. Oli mõte. Öelge, mida peab teadma naine, et teda lubatakse kosmosesse ja milleks peab olema suuteline? Võib-olla jah, teadmisi muidugi ka, aga eelkõige on nõutud muidugi julgus, langevarjuhüpped. Ta peab kaaluta olekut muidugi tajuma. Ja hästi palju füüsilist tugevust. Milleks kosmonaudil see tarvis on? Kosmonaudil? Jaa. Tugevust? Jaa. Oi, seda kõigil spordialadel ja kosmoses täpselt samuti, sest ei tea ju, millega võib juhtuda. Ma tunnen teie kätt, et see on küll tugev langevarjur käsi, praegu te tõmbate rohkem mind, mitte mina teid. Harjumusest. Harjumusest muidugi. Kas te ütleksite, mis on olnud teie siiani kõige keerulisemaks hüppeks, kus on tarvis ka palju julgust ja tugevust? Kõige keerulisemaks on muidugi vigurhüpped. Seal on 30 sekundi jooksul vaja sooritada 4 spiraali, tähendab 4 täispööret 360 kraadi. Ja peale selle 2 tagurpidi saltot. Muidugi selleks on aeg 30 sekundit, aga võistlustel on ta muidugi nõutud juba 10 sekundi jooksul. See on küllaltki keerukas.